see natuke sõltuks sellest ärist. Eks ta kesklinna kanti ikkagi ole, ma arvan. Et see kesklinn läheb meil aina laiemaks, et eks ta nagu ulatub siis natukene juba sinna Põhja-Tallinna poole ja natuke Lasnamäe poole, et need, kes siin ümber on, et neid ta nagu haarab. Aga peamine on ikkagi nagu kesklinn, et kui ma isegi enda nagu seisukohalt võtan, et siis sa otsidki nagu kesklinnas neid võimalusi, et kuhu nagu oma toimingud saab ära teha. No ma arvan, et see täitsa sõltub sellest, mida see ettevõte teeb. Põhimõtteliselt meie võiksime asuda ka Kapa-Kohilas, eks ju, kuna põhimõtteliselt meil ju kogu töö toimub nagu üle internetti. Let's say in the area that is called like Kesklin, not in the main old town, etc., but in the surrounding area, where actually they are going all the company at the moment, for what I know. Ta peaks olema asukoht kindlasti, mis meie jaoks oli oluline, et oleks kesklinnas. Kindlasti, et hind oleks tal soodne ja kommunaalhinnad ei oleks tal väga kõrged. Äripindu on isegi rohkem, mida on võimalik valida kui kortereid. Ma nagu otsisin sellist intiimsemat keskkonda, aga tegelikult seal nagu väga head pilti ei avanenud. Kinnisvara on muidugi, ma ise ka suhteliselt hiljuti kaalusin kinnisvara soetamist oma ettevõttele ja tegelikult päris pikalt vaevlesin selle küsimusega, et kas siis teha samm või mitte. Aga lõpuks ma ikkagi otsustasin seda sammu mitte teha, sest et ma nagu tundsin, et see võtab kogu mu energia põhimõtteliselt. Mul ei olnud nagu soovi mingiks kinnisvaraga tegelejaks igapäevaselt hakata. Nii ja selles mõttes, et ta on investeering jah, aga kui seda saab näiteks kellegile üürile anda, et siis ta saab raha, aga kui ta lihtsalt seisab, siis ta ju läheb vanaks, et siis ta vajab remonti, et siis ta vajab lisainvesteeringut. Kui sa näiteks ostad endale korteri ja kui sa näiteks planeeridki, et ostad endale alguses väiksema korteri, et seda hiljem välja rentida, siis sul jääb ikka mingi tagatis alles, kui sa juba tahad näiteks suuremale elamispinnale minna. Pigem hinnad muutuvad veel kallimaks, et tasub. Elamispind on see, et isegi kui minnakse välisriiki elama, saaks selle välja üürida. Kinnisvara on siis äri, kui ta midagi toodab. Et siis peaks olema nii, et kui sa endale võtad mingi kinnisvaraobjekti ja vaatad, palju ruutmeeter siis maksab ja pärast vaatad, palju see ruutmeeter tulu siis toob. Tervitame siis konverentsist osavõtjaid ka viimase paneeli poolt. Keskendume siis ärikinnisvarale ja investeeringutele. Ja kuna pealkiri on meil pandud siis kinnisvarainvestorid ärikinnisvara turul, mis tegelikult toimub, siis kui te tahate pärast meie diskussiooni teada, mis tegelikult toimub, siis te peate esitama teravaid küsimusi. Aga meie võib-olla käime kõigepealt läbi natukene turu hetkeseisu, siis vaatame väljavaadet järgmisele aastale ja võib-olla vaatame sisse ka sektoritesse, et siis kaubandus, bürood, logistikatööstus. Ja võib-olla siis sissejuhatuseks ütlekski paar sõna, et kui vaadata ärikinnisvara turul ringi, siis tegelikult on head signaalid, et bürooturul, ma räägin küll rohkem siis Tallinnast ja võib-olla siis keskemast piirkonnast, vakants on kontrolli all, üürid tõusevad kiiremini kui inflatsioon, kaubanduses, keskustes on vakants on peaaegu olematu, võib-olla välja arvatud siis sellised ebaõnnestunud projektid. Tootlused on surve all, panga finantseerimine on soodne, intressikeskkond on soodne, kõik on ju super. Ja samas võiks öelda, et nagu parafraseerides Hardo Pajulat siin ühest varasemast paneelist, et tegelikult, et kas olla turu suhtes optimistlik või pessimistlik, eks see sõltub, et siis nagu kumb on kasulik olla. Et võib-olla ma küsiks nüüd siit võib-olla ka järjest, et kuidas teie vaatate ärikinnisvara turgu hetkel, ilmselt siis täna ja võib-olla siis mingisugune Q2? Tere ka minu poolt. Väga raske on alustada esimesena muidugi, sest et minu arvamus on natukene erineb sellest üldisest optimismist, aga tõepoolest võib öelda seda täna, et
et ärikinnisvaraturg on täna aktiivne, tehinguid toimub, investorid erinevate esindajate kaudu jookseb turul päris palju. Kõik midagi tahavad saada, kõik tahavad oma raha kuhugi paigutada. Näha on, et siin kui vahepeal siin härra Guruga me olime kahekesi, kes mööda turgu käis ja siis võib-olla mõned veel, et siis täna on ärganud ka Eesti kohalikud investorid, kes järsku avastasid, et deposiitidel on raha liiga palju ja peaks kuhugi selle paigutama ja raha midagi teeni. Teiselt poolt huvitav on ka see, et Skandinaaviast on investorid selgelt pead tõstnud ja tahavad midagi teha. Aga ma selgelt annan endale aru, et meie turu väiksus ja kapitali küllus võib tekitada meile üsna pea päris suuri probleeme. Ma võin eksida ja loodan, ja ma eksingi, aga me peame olema tähelepanelikud selles osas, mida me ostame, kuidas me ostame ja mis hindadega me seda teeme. Ma piirdun sellega praegu, et me jõuame pärast rääkida veel. Aitäh. Okay, Michael, maybe you, how do you look at the Estonian market? You're positioned in Nordic countries. How you look at the market, commercial market? Yeah, what I like to do is look at the sort of macro picture, and I think it's something we should never forget, even if we analyze just single countries. What's happening globally is that for a number of reasons, there's a huge wall of money chasing real estate at the moment. It has to do with the interest rate environment, which is a temporary thing, I believe. We don't know for how long it's going to persist, but it's there now. But there's also some permanent things like the aging population, which is a question for all of the Western world, and that actually has direct consequences on portfolio allocations amongst institutional investors globally. With this, I mean that income-producing assets are winning popularity over more growth-oriented assets as pension fund systems move from being in a net inflow position to a stabilized position and now moving into net outflow positions. So clearly, as we plan our own pensions, as we near the stage where we actually start receiving a pension, we like to move assets into more income-producing categories. And this is what's happening now on a grand scale globally. And this means that real estate allocations among institutions globally are increasing everywhere. So we're seeing Nordic institutions making statements that we're going to increase our allocation to real estate from 10% to 15%, or from 15% to 20%. And this is happening across the board globally. And this can only be a good thing for anybody who's invested into real estate, because demand goes up and supply is not able to keep up with that from an investment perspective. Now, obviously, then the underlying fundamentals are driven by the economy, and that might actually be a bad thing for the economy if the populations keep aging everywhere. But I think on balance, it's still a positive thing. And we might not have seen a lot of this wave of capital hit the Baltic countries yet, or hit Estonia yet, or hit Tallinn yet. But I think it's just a matter of time before the wave hits these markets too, and I think we should prepare for that. Thank you. Viljar? Mis see küsimus oli? Et kuidas on selline hetkeseis ärikinnisvaraturul, et kuidas sina ühe suure omanikuna ja investorina vaatad? Halb on seis ja seis läheb järjest halvemaks. 2005 ja 2007 me olime kõik teiega kollektiivselt joobes ja me oleme selle tänaseks ära unustanud. Ühesõnaga, meie äris on alati üks asi puudu. Kas on raha või on projektid. Kui me härra Möldriga siin linna vahel tegutsesime aastal 2009-10, siis olid selgelt raha puudu, projekte oli päris palju. Täna me oleme jõudnud täiesti teise äärmusesse. Me Eftenina ei ole osalenud, ma arvan, juba viimased 9 kuud, 10 kuud ühelgi nii-öelda pool avalikul enampakkumisel, mis on mõne nõustaja poolt korraldatud, kuna meie arvates ei ole lihtsalt mõtet. Oma mina vastu minna ei saa ja seda me ei tee. Ja sellepärast me hakkame pigem varasi müüma, mis ei tähenda seda, et me ei ostaks midagi asemele. Aga me teeme seda vähe teistmoodi. Me selgelt muudame oma profiili, aga ma olen nagu selle tuleviku pärast mures. Turul on 2 tüüpi ostjaid.
ühed on need, kes on huvitatud tehingust ja teised on need, kes on huvitatud mitte ainult tehingust, vaid selle vara pikaajalisest heast käekäigust. Meie oleme need viimased, aga ma järjest näen, kuidas domineerivad need esimesed. Ja see on väga halb trend. Aga see on turu suundumis, selle vastu ei saa, turuga võidelda ei ole mõtet, see on võimatu. Aga jah, ma arvan, ma pole nii mures kunagi olnud kui täna turu tuleviku vaate osas, et see optimismi laine on põhjendamatu. Kui me võtame siit valemist ära nullintressimäärad, sest vaadake, mis on juhtunud, on see, et omakapitali tootluse ootus kinnisvara äris ei ole muutunud. Ta oli sama 2007, 2009 ja ta on sama täna. Mis on vahepeal lihtsalt juhtunud, on see, et intress on nulli läinud. Kui uskuda, et intressid püsivad nullis järgmised 10 aastat, siis võib osta ka 5 hildiga kõike vara kokku ja öelda, et nii see ongi. Aga siis juhtubki see, millest ma ennem ütlesin, et kui need intressid jälle tõusevad, siis tulevad need veealused karid jälle pinnale. Ja siis me oleme jälle uues olukorras. Aga ma selle pessimistliku noodiga nagu alguses lõpetaks. Ja siis järgmine Madis Raidma, et viimasel 9 kuul sina oled osalenud mitmel enampakkumisele. Ja, ma ei tea, kas ma nüüd Villari niimoodi nende kategooriatesse nagu kvalifitseerun, ju vist, aga natuke rõõmsamat tooni võiks tuua asi nüüd ei peaks nii pessimistlik olema, et see, mis viimase aasta jooksul on toimunud, on tohutu varade mullistumine. Ma arvan, et seda mullistumist pole olnud, et pigem on tulnud ostjaid tegelikult turule juurde ja see on tegelikult paratamatult surunud hindu veidikene kõrgemale. Hinnatõus ei ole olnud võib-olla nii suur, et selle taga kohe mullistumist nagu näha, aga selge see, et kui see trend jätkub ja need yieldid jõuavad sinna, kus Villar kardab, et 5% on, et siis see on nagu ilmselgelt mullistumine. Ostjate poolt vaadates jah, ma ütleks, et on pessimistlik, et meil jääb väga vähe valikuvõimalusi investoritena midagi nagu ostma hakata, kuna need tootlusnumbrid surutakse alla. Jah, täna laen või nullintressi keskkond annab küll väga palju, on motivaator ka tehingut tegema kõrgema hinna pealt, aga teistpidi kogu makropilt ja kuidas nagu majandus ja mis me siin ka nagu muid välised riske oleme vaadanud, et kõik see nagu peaks selle tagasi tõmbama. Et tegelikult on selline 2 faktorit ja selle vahel need investorid tõenäoliselt nagu valikuid teevad. Okei, tänan. Madis, ma küsiks su käest lihtsalt, et provotseerida diskussiooni, et me pikka aega oleme nagu selles mõttes mõelnud ühtemoodi. Enam-vähem, et me oleme nagu hinnanud riske, mõelnud, mis võiks nagu saada. Nüüd, kui me vaatame nagu selle peale, et meil on 2 head asja, meil on väga palju kapitali turu jaoks, mis on vahendajate jaoks suurepärane nagu uudis, eks ole, võib tehingut teha. Teiselt poolt on meil nulli intressimääraga raha, põhimõtteliselt nulliga, eks. Teiselt poolt sinule vastu vaatab väga nõrk majanduskasv, sulle vastu vaatab Euroopas makro suhteliselt siit pilt ja kolmandaks sulle vaatab tohutult kasvanud geopoliitilised riskid. Nüüd, kui sa vaatad eurooplasena siia regiooni, siis isegi 2 aastat tagasi see oli suurepärane koht. Täna Rootsist vaadates ma mõtlen, et ma hoiaks sellest kohast nagu nii kaugele kui võimalik eemale, sest me oleme nagu praktiliselt siin ühiskonnaga sõja lävel. Nüüd, minu küsimus on selles, mis on nagu, näiteks, kui me võtame sind kui suuri investorid, institutsionaalsed investorid, pannud sind meelt muutma selles osas, et hinnad peaksid sellises taustas kasvama. Lihtsalt see on võib-olla nagu natukene provotseeriv küsimus, aga see on huvitav nagu lihtsalt teada, kuidas me mõtleme, mis on sundinud sind meelt muutma, ütleme niimoodi. See taust, mis sa räägid, on kõik nagu õige, eks ju, intressimäär tegelikult null ei ole, et intressikulu on olemas, et keskpangad on selle nulli tagunud, aga pangad küsivad ikka raha, et nagu null ei ole. Aga kui täna nagu nii läheneda, et tegelikult me peaksime kõik maha müüma ja kui nagu see on, et see on nagu üks vaade, et nii nagu võib. Kui me täna nagu Skandinaavia või ka ütleme mitte ainult Skandinaavia, kui me vaatame ka kelle vahel siis nagu täna rebimine käib, et siis need on ka tegelikult ida poolt tulevad investorid, et nemad miskipärast näevad ka seda regiooni siiski nagu positiivselt, kuigi nende taustsüsteemi tõttu võiks see veel problemaatilisem nagu näha olla. Aga tänane suhtumine on ettevaatlik investorite poolt,
aga kogu see, mis täna tegelikult, kui me vaatame mitte ainult Skandinaavia, vaid ka nii-öelda Kesk-Euroopa, kogu Euroopat nagu laiendada, Lõuna-Euroopa on teistmoodi käitub. Et kogu selles nii-öelda Euroopa, Lääne-Euroopa ja Skandinaavia kinnisvaraturul on toimunud nihe ja see nihe on toimunud palju suuremas ulatuses. See, mis meil täna viimase aastaga toimunud, tegelikult see ei ole nagu mingisugune nii-öelda paradigma muutus, et me nüüd kasutame nii-öelda hoopis teistsuguseid sisendeid ja asju. Et me oleme võib-olla oma nii-öelda ootuste väga piiri peale nagu nihkunud, et see on nagu tõsi, aga me ei ole kindlasti nagu muutunud nagu põhimõtteliselt nagu hinnastamismudelid. Et meil on nagu viimased 2 tehingut, mis me nagu teinud oleme, et tegelikult on lihtsalt sattunud nii-öelda ühte perioodi, et me oleme ühe tehinguga tegelikult ettevalmistustöid teinud juba, ma arvan, 1,5 aastat, kui lõpuks nagu tehinguni jõudsime küll väga kiirelt. Ja teine oli ka nii-öelda turule pandud asi, millega tegelikult sai nagu pikalt nagu ettevalmistatud tööd tehtud ja tegelikult nagu tänases pilti vaadates, ma arvan, ja kõiki sisendeid ja riski hinnates oli see nagu tehing, mille me olime valmis nagu tegema. Et täna nagu investorite poolt ei ole mingit paanilist kartust, et meie piirkond asuks kuidagi nagu juba nagu sõjatsoonis. Aga see muidugi ei tähenda, et siin võivad poole aastaga asjad väga kiiresti muutuda, et need riskid on kõik olemas, aga need kuskil ei ole nagu kadunud. Michael, maybe question to you. In the panel, there was some statement that, I mean, if you look at the Estonian macro picture, I mean, economy is weak. If you look at Europe, it's weak. And, I mean, the geopolitical situation has changed and investors from Scandinavia or Sweden rather avoid the area. How do you look? You sit in Helsinki, and how do you look at Estonia and Baltics? Yeah, I sit in Helsinki, and I mean at Northern Horizon, in our funds and separate account mandates, almost all the money is Finnish pension fund money and Danish pension fund money, also some Swiss-based high net worth individual type of investors. So that's the current investor base we have, and I'm actually I have to say that I can't understand, the pessimism. We all know what's going on with the European economy. It's not great. There are massive issues. But at the same time, if we look at what, for example, Asian money is doing at the moment, it doesn't care. It's chasing investments in Europe. US money is chasing investments in Europe. 12 months ago, they wouldn't have touched it with a stick. In the space of the last 6 to 9 months, it has completely reversed. Fundraising, capital is there. It's more, I think, a question of availability of product. And here in the Baltics, that's a big problem because there's not big enough deals out here to be made. If you are an investor coming from abroad into these markets, it is quite a bit of an exercise to underwrite the markets. And especially if you want to do a pan-Baltic deal, say you're not underwriting just one new country, you're underwriting 3 new countries with new legal systems and everything. For it to be worthwhile for you as an international investor, there has to be enough substance in terms of deal size. And that's what I think is the problem, is not enough product out there. And maybe the locals are smart, they're not selling. But this is what I see. And in terms of the fundamentals, there is no other place in Europe where the fundamentals are as good as they are in the Baltic countries. I mean, look at growth rates anywhere else. They're nowhere near what you can see in the Baltic countries. I know Estonia now is a bit behind maybe what Latvia and Lithuania, but overall, I sit in Helsinki and I watch the circus that Finnish politics is, and I compare it to what I hear from the extremely reform-minded and liberal politicians here in Estonia, and I envy, the situation you have here. So, again, coming from a more Scandinavian perspective, I think the Baltic countries, have great prospects. And of course, there's some issues. The demographic issue was mentioned. And this is why we invest only in the capital cities. We wouldn't invest into secondary cities because, yes, we see those cities are emptying. But, Tallinn, Vilnius, Riga, I think there's fantastic deals to be done. There's a proper yield gap to be had. We don't expect huge rental growth, but also we think it's quite sustainable levels, especially compared to some other cities in Europe. What's there not to like? Siis selline küsimus, et näiteks palju on teil püssirohtu uueks aastaks ehk nii-öelda investeeringumaht 2015 ja kindlasti võite mainida ka kas siis mingi eelistatud sektoreid või linnu või piirkondi
ja ütleme, et see võiks olla niimoodi, et nii-öelda tingimuslik, et ütleme, et kui te leiate endale sobivates kriteeriumides objekte, et noh, et kui te leiate, siis palju te kapitali võiksite paigutada 2015? No, see on hästi levinud küsimus, mida küsitakse väga tihti. Palju siis meil seda kapitali, mida investeerida on? Ma võiks teile öelda niimoodi, et kui me teeks tehingute pärast, siis ma arvan, et pool Tallinna linna kuuluks meile. Ja meil on täna selge olukord. Ma räägin seda nagu sellepärast, et meil on täna nagu dilemma ettevõtte sees, me oleme väga kriitilised iseenda suhtes, mõeldes, mida ja kuidas teha asju tulevikus. Sest täna on väga selge küsimus, et kas teha tehinguid ja mis motivatsiooniga teha tehingud, mis mind kui ettevõtte juhti drive'ib, et kas ma tahan raha teenida, mitte arvestades investori huve, või ma tahan leida mingisuguse tasakaalu iseenda nagu heaolu ja tema rahulolu vahel. Ja nüüd küsimus selles, minu jaoks on nagu viimased tehingud näidanud seda, et see tasakaal on natukene nihkunud. Ta on nihkunud sellel poole, et vahendajad tahavad selgelt teenida raha ja see on okei. Aga küsimus on, päeva lõpuks juhtub lihtsalt see, et kõik teenivad raha, vahendajad teenivad raha, võib-olla investeerimisettevõtted teenivad raha, aga vara omab investor. Ja nüüd, kui tekivad probleemid, siis tema saab vastu pükse. Ma tahan teile nagu lihtsalt öelda ühte asja ja tolutada meelde, et näiteks meie äris on väga selgelt see, et investoritel on väga lühike mälu. Ta täna on võib-olla nagu õnnelik ja ütleb sulle kätte, ütleb kihvt deal, eks. Paari aasta pärast, kui tekib probleem, siis ta tuleb tagasi ja küsib, mida sa mulle soovitasid. Ja siis ma pean talle nagu aru andma ja selgitama, et kuule, et umbes mingit nägu tegema. Nüüd, ma ei ole päris teie optimismiga nõus, ma küll tundub mulle, et võib-olla ei ole infot piisavalt selleks, et järeldusi teha, aga ma lihtsalt tahan ühte asja öelda, lihtsalt me oleme ostmas jätkuvalt. Ja ma ütlen seda avalikult, me oleme ostmas, lihtsalt ma ütlen teile, kui ma näen laua peal projekte, mille eest küsitakse 6 tootlust vanade amortiseerinud hoonete eest, kui ma näen laua peal ladusid, mida pakutakse mulle 7,5 või 7,3, siis mina ütlen, et midagi on täiesti valesti. Kas punkt 1, vahendajad on liiga palju lubanud maja omanikele, et saada tööd sisse. Ja ma näen, kuidas vahendajad tihtipeale hinnastavad oma tööd. Konkurents on nii tihe, et mõni vahendaja on valmis 5 kopika eest tegema tööd. Selle asemel, et ausas konkurentsis kuidagi nagu normaalselt hinnastada oma teenust. Või teiselt poolt on olemas tegijad, kellel on pappi liiga palju, et lihtsalt selle tuleb ära parkida iga hinnaga, vaatamata sellele, mis saab pärast. Jällegi, ma loodan, et keegi ei pahanud minu peale, kui keegi pärast tulge minu juurde, ma palun vabandust isiklikult, aga ma ütlen niimoodi, me peame rääkima asjadest nii, nagu on. Rääkida sellest, et kogu aeg on hea, eks, ja homme me nagu sõidame laevaga ringi, eks, ei ole mõtet, sest et veel kord, kui muutuvad intressimäärad järsud, siis ma usun, et nii mõnigi meist satub nagu probleemidesse. Ja sellepärast ma üritangi meie ettevõttes ka leida see tasakaal, kus on see, esiteks me üritame aktsepteerida see uut reaalsust, et jah, see ongi turg ja jah, seal toimuvadki need tehingud nendel tasemetel, kus nad täna toimuvad. See on meie jaoks nagu raske, aga teistpidi, ma üritan ka aru saada, kuidas seda tasakaalu leida. Võib-olla see on, aga kapitali meil on piisavalt, me suudame teha väga palju asju. Annaks Villarile äkki edasi praegu. Igoriga ma olen jätkuvalt päri, jah. Aga tegelikult ma olin enne pessimistlik selles vaates, et kui peaks midagi ostma. Ma olen väga optimistlik selles osas, kui peaks midagi hoidma või müüma. Et meie numbritest rääkis niimoodi, eelmine aasta me ostsime 11 objekti, see aasta 2 ja oleme müünud 3. Ja ma usun, et enne aasta lõppu teeme mõne tehingu veel, müügi osas siis. Et lihtsalt, vaata, meil on see nagu viga, et me iga investeerimise otsuse juures küsime enda käest fondijuhtidena, kui see kõik oleks meie kapital, kas me ostaks selle objekti. Ma tean, et eksisteerib nii-öelda varahaldurid, kes seda küsimust ei küsi, kes ütled, et investor tahab osta, tundub siuke asi müügis, teeme tehingu ära ja eks vaatame, mis nagu hiljem saab, eks. Siin see veelahe on. Teine viga meil on palju vigu, aga teine viga, mis meil on see, et kindlasti me Excelis oskame kõik nagu seda hiilde arvutada ühtemoodi. Ma nagu siin ei kahtle, et siin keegi arvestab õigesti ja teine valesti, eks.
me saame küll erinevaid tulemusi, aga noh, see on nii mõni protsent siia-sinna poole, selles suhtes seal sõltub kulueeldustest ja kõikidest muudest asjadest. Aga meie viga on see, et me ei ole nõus muutma välisfinantseeringu hinda. Meie tabelites on alati välisfinantseeringu hinnaks 4,5%, mis eeldab, et Euribor on 2,5 ja mis eeldab seda, et margin on umbes 2. Täna Eften kinnisvarafondi keskmine intressi kulu kokku on mingi 1,7 või 1,6. Et lihtsalt, kui ma need ära muudaksin, siis ma loomulikult selle 7,5 lao, mida Igor ei ole nõus ostma, ostaks homme ära, ütleks, et paremat asja pole nagu juhtunud. Ja ma arvan, et tegelikult seal see asi nagu kinni on, et kui me võtame oma vaate 10 aasta peale, järgmisel 2-3 aastal juhtu mitte midagi, me täitsa rahulikult olla. Euroopa on nii, ma ei taha seda sõna kasutada, kus kohas, eks. Et ilma raha pumpamiseta siit välja ei saa. Selge on see olukorras, kus me räägime teiega siin optimistlikult kinnisvarahindade kasvust, olukorras, kus tuleb täna teade, et Eesti on jälle deflatsioonis. Need 2 asja, ütleme, need makroõpikud, et võiks ära visata kõik, et see kõik peaks käima täpselt vastupidi, eks. Et lihtsalt see keskpankade tohutu rahatrükk, mida küll Euroopas pole veel tehtud, aga tundub, et nüüd ollakse ikka väga selle äärel, eile oli just tähelepanuväärne pressikonverents selle meil Euroopa Keskpanga poolt, et see läheb varahindadesse, see läheb aktsiaturgudele, see lükkab võlakirju üles hiilde alla ja täpselt samamoodi kinnisvaraga, see ei lähe nagu inglise keeles hästi öeldakse, et see läheb nagu Wall Streetile, mitte Main Streetile. Ja selles olukorras muidugi, et ma olen nagu täpselt, et pessimism on mul tingitud sellest, kui ma peaks tegema täna uue rahaga uusi investeeringuid, küllap me neid ka teeme ja me suudame neid teha päris palju, aga optimism on lihtsalt sealt, kui peaks täna midagi müüma. Madis, et kas sina, kui sa teed investeeringus otsused, kas sa küsid, et kas Viljar seda ostaks või? Ma küsin ikka kõik küsimused ära, ma küsin, kas Igor ka ostaks ja kas meil veel teised kõik kolleegid ostaks, et loomulikult me küsime kõik need küsimused ära. Mis sa vastuseks oled saanud? Vastuseks saanud alati jah. Let us agree to disagree. Aga palju siis seda püssirohtu on aastast 2015? No, lihtne kõigil nagu number öelda, aga ma arvan, tegelikult on see selles kinni, et mida tegelikult turul nagu täna pakkuda on. Et tegelikult on ikkagi meil ilmselgelt vähe objekte turul, mida üldse osta. Mis üldse nagu välis- või institutsionaalsel investoril oleks nagu huvitav objekt nii-öelda. Et ma arvan, et selle objektide arv nagu määrab ka selle, et kas me saame seda osta või ei saa. Et see on tegelikult, ma arvan, see põhimõõdik, et nagu täna nagu sentiment täna nagu hea. Ma arvan, kapitali tõstmiseks sentiment on hea, et kui on õige tootlusega, õiged objektid, ma arvan, raha selle jaoks leiab. Lihtsalt, mul enne korra jutt pooleli oli selles osas, et ma ei taha öelda, et meil on õigus, või tähendab, mul on õigus. See on lihtsalt meie vaade, sellel on väga palju alternatiivseid vaateid, aga mulle alati selle juures meeldub mul ei tule kahjuks selle fondijuhi nimi kunagi meelde, kes aastal 89 läks välja tehnoloogia aktsiatest ja teatavasti 91 siis, kui see oli 2001 ehk siis 99, et see mull lõhkes on, siis ta 2 aastat teda keegi mõistnud, 3. aastal oli ta tohutu staar ja arvamusliider, eks. Siis tema käest küsiti, et miks sa niimoodi tegid, või tähendab, heideti talle kriitikana ette, et vaada, sa ikka 2 aastat jätsid seda sõitu sõitmata, jah, sul oli lõpuks õigus, aga sa 2 aastat seda sõitu ei sõitnud kaasa, turgude. Ütles, et vaata, et kui sa istud rongis ja sa tead, et see rong sõidab vastu seina, et kas sa riskid sõita veel ühe peatuse vahe, eks. Et ma ei taha öelda, et meie rong siin, kus me teiega siin koos praegu istume, on vastu seina sõitma, selles arvamusest olen ma kaugel, et ega seda õhku hindades sees, mis oli 2007-2008 ei ole, aga lihtsalt kui ma vaatan, et kui valjuks see muusika meil siin on pandud ja kui kangeid jooke nagu baarist jagatakse, eks, siis me lihtsalt oleme nagu teel mingisugusele pohmakani sõbrad, kuhu ma ei tahaks nagu minna, eks, et me viisakalt peo kõrge hetkel lahkume. Okay. Michael, how about your funds? How do you look at Estonia and how much counterparty do you have? I agree with what was said here earlier, that it's not a question of how much capital there is. I mean, we have existing funds. Some of them are actually exiting, so we're selling. We've been selling this year. We've also been buying this year into the funds that are growing. I think so. There's
definitely as much capital available as one wants to make the deals that make sense. Now, it should be quite obvious to anybody that in a bull market you can make terrible deals, and in a bear market you can make fantastic deals, and vice versa. It comes down to the individual deals. So it's not we can have this discussion on whether the market is great or not, but I think what it comes down to is what do you buy in each circumstance and in each market. And I think there's some good deals to be done in the market still, so we expect to be making deals in the coming year for sure. Mul on eriarvamus, et ma arvan, kõik tehingud, mis tehti aastal 2009, olid õiged, olenemata mis sektoris või mis varaklassis see oli. Ja kõik tehingud, mis tehti aastal 2007, olid valed. Et lihtsalt kahjuks kinnisvara on nii makro poolt mõjutatud, et seal ei ole turvasadamat. On mõned hooned, mis saavad kriisi käigus vähem pihta, kõige tuntumad hooned kesklinnas, aga lihtsalt kõik tehingud, see on nii ajastuses kinni, et me oleme sellises ajastuse äris, et tegelikult ma ei julgeks selle seisukohaga kaasa minna. Okei, võib-olla üks kommentaar külje... Michael, tahtsid rääkida? Yeah, I'd like to comment on the timing point. I think it's a wonderful objective to be able to time the market. I think the way I like to look at it is that it's about being in the market and making better deals than average in any kind of market. I mean, you can always try and just leave the market altogether and then come back into it full on when you think the time is right. I've yet to see anybody who has consistently been able to do that right. So therefore, I think for a prudent long-term investor, and I'm not advocating investing into real estate on a 2-year horizon or on a 5-year horizon. In the case of the Baltics, probably not even on an 8-year horizon. It needs to be long-term investment. You want to be in the market, and you'll be through down cycles and you'll be through up cycles. If you don't kill yourself by putting in place unsustainable capital structures, for example, that's what real estate is. It's up cycles and it's down cycles, and overall it gives you pretty good return over the long term. Ma tahan siin välja tuua ühte asja. Kui vaadata, mis toimus enne aastat 2008, siis seal toimus kinnisvara tõus, mis oli toetatud makropildiga. Meil oli seal tore majanduskasv ja meil seal investeeringud ja meil kõik ostsime kinnisvara ja olime nagu rõõmsalt lõpuks purjus ja siis toimus, mis toimus, eks. Aga ma tahan öelda seda, et meie nagu oma tegevuses, lihtsalt ma toon teile näited. 2008 me tegime 3 tehingut, siis kui me oma äri alustasime. Ja 2-3 läksid halvaks. Ehk mis pärast võttis meil 5 aastat, enne kui me suutsime reanimeerida mõlemad projektid. Me tegime tööd nulliga, me ei teinud mitte sentigi, sellepärast seal ei olnud midagi võtta. Sellepärast see projekt oli nii vee all, kui vähegi sai, eks. Aga jällegi mõtlesid, et nagu ikka, et ilu on vaataja silmades. Sa võid ju täna ka nagu endale õigustusi leida, ja isegi need yieldid, millega täna tehingud tehakse, neid mulle tundub, isegi professionaalsed tegijad, nad leiavad normaalsed õigustused, mis nad nagu veenavad ennast, et see on hea hind, et sellega saab edasi elada. Ja muidugi ma tahan öelda veel seda, et iga investor, kes tuleb meie juurde, tema usub mind ja minu meeskonda. Kui ma räägin talle, et see on hea objekt, siis ta teeb selle diili ära. Ta teeb selle, sellepärast, et ta ei jaga asjast. Ma usun, et Gurul on samamoodi ja teistel, eks ole, et inimesed vaatavad sinu suhu ja nagu teevad täpselt, nagu sa nagu ütled. Ja seepärast ma ütlen, et siin tuleb mängu see õige motivatsioon tänasel turul. Ma ei ütle, et me ei tohiks või ei peaks tehingut tegema. Küsimus on balansis ja selles õiges motivatsioonis. Kõik peavad teenima, aga peab olema tasakaalus. Siinjuures esitan lugupeetud kinnisvarafirmade liitude esindajatele Igor Mölder järgmise aasta Guru kandidaadiks. Loodan, Võib-olla üks kommentaar, et ilmselt on ka see, et Eften ja Capital Mill on võib-olla sellised oportunistlikud investorid, ütleme, et te vaatate natuke selle pilguga, et ilmselt on ka see, et tasapisi hakkab siia vaatama või tilkuma ka sellist nii-öelda core raha ja nende nii-öelda arvutused, lähenemised on natuke teised ja nemad saavadki aksepteerida teistsugused tootlusi. Ja kui ütleme siis Euroopas erinevate fondidega rääkida,
mida täna siin ei ole, siis tegelikult ütleme, Saksa fondid või Šveitsi fondid vaatavad siiski Baltikumi positiivselt. Et pigem on see, et nad ei ole siin, nad ei tee investeeringuid ilmselt lähemal 6-9 kuul veel, aga tegelikult nagu nende jaoks on siis Baltikum ikkagi selline positiivne piirkond. Ma küsin sinu juures, sinu käes Olav, ütle meile palun vähemalt paari nime, kes on teinud megakasumeid Baltikumis ärikinnisvaras viimasel ajal. Institutsionaalsete investorite seas. Neid on üldse vähe. LHV pensionifondid, Eften kinnisvarafondis. No okei, te ei ole exit'id teinud, aga ma räägin nendest, kes on sisenenud ja väljunud ja teinud nagu fondina väga suurepärased tulemus. Jah, ega neid tõesti ei ole, sellepärast, et nad tulid ka liiga hilja, et nad jäid tulemisega hiljaks. No täpselt, aga see on see, millest me praegu räägime. Mida ma tahan öelda, et tegelikult sul Olev selles suhtes täielik õigus. See äri, mida me oleme teinud siin kinnisvarakuruga 2015, on olnud selgelt oportunistlik. Mitte ükski mõistlik kinnisvara omanik ei pane oma vara müüki turu madalseisus. Selge on see, et kõik need objektid, mida me oleme siin omandanud või need projektid, mis on müüdud aastal 2009-10 selgelt halval ajal müüja seisukohast, on olnud mingil põhjusel. See surve on tulnud mis iganes see põhjus on olnud, aga see ei ole olnud niisugune väga hea tundega vabatahtlik müük, et nüüd on kinnisvara hinnad sellisel tasemel, et võiks nagu raha alt välja võtta. Tõsi on see, et core-varad või see opportunistic value-added strateegia, mida oleme me kõik siin viljenenud, on nagu üks pool. See core-varade osa on täna tulemas turule, palju seal tehinguid tehakse, saab näha, aga ma arvan, 1 või 2 tehingut Baltikumis selles segmendis võidakse täiesti aastas teha ja selle mahud on umbes 40, 50, 60 miljonit eurot, aga need lähtuvad hoopis teistest alustest. Paljud core-varade omanikud ei võta üldse laenu või võtavad laenu kuni 50%. Eeldatakse nagu madalaid tootlusi ja eeldatakse, et vara müüakse kunagi sama hinnaga, millega ostetakse. Et see on nagu sama erinevad kui nagu võrkpall ja korvpall. Justkui tundub küll pallimäng saalis, mingi liikumine käib, aga nad on ikkagi erinevad, ja reeglid on ka erinevad, mille järgi neid mänge mängitakse. Et selles suhtes koorvarade osas, mine tea, võib midagi juhtuda. Aeg surub meile peale hea hooga, aga võib-olla pidime natuke rääkima sektoritest, aga vaatame, et on keeruline, aga et võib-olla küsiks niimoodi, et näiteks et sektorid nagu büroo, ütleme kaubandus ja siis ütleme tööstuslogistika, et mille suhtes olete optimistlikumad näiteks järgmisel aastal? Me oleme täna alustanud, me oleme tegelikult oma ettevõttes liikunud arenduste poole ja me oleme selgelt teinud seda juba paar aastat, me oleme ehitanud Laeva 2 büroohoone, mis on oma koha linnas leidnud, me oleme paar nädalat tagasi alustasime uue bürooga Kai kinnistul. Et meie arvatavasti liigume rohkem arenduste poole, me üritame ehitada kesklinnas, väärtustada või siis mis iganes me ehitame, üritame selle väärtus luua ise investorite jaoks, mitte võib-olla nii agressiivselt minnes nende konkurssidega siin kaasa. Et meil on siin ladude ja tootmishoonetes, meil on mingid plaanid, aga jah, pigem arendusi kui valmis. Michael, what segments you prefer? Is it like office, retail, industrial? I think it's first geographically, it's the capital cities only because of the demographic issue I mentioned before. Then in terms of sectors, office I think is a good bet if you're in a good location. With retail, I'm a bit more careful. I think grocery anchored or grocery is basically fine, but other than that, I am quite skeptical. I mean, the people who were interviewed on the film, I have to agree with them. I mean, I do all my shopping online these days too, and I don't see how, many of the shopping centers are going to be doing particularly well going forward. Of course, some of the best ones can transform themselves into something which will make them still do well, but I see trouble for retail. And then logistics, I guess there's opportunities there. Also, what we do a lot in Scandinavia now is senior housing, and I know the market here isn't really mature for that yet, but I see it coming, I think. So residential with a special focus to it, I think has definitely potential as well. Sektorite vaade? Jaa, ma arvan selle online
kaubandusega on jah, tõesti niisugused halvad lood, et see on tõesti niisugune elevant toas, mida me keegi kirjeldada ei oska, eks. Meie vastus sellele oli see aasta DHL-i laost, et ma arvan, see on ettevõte, kes võidab sellest online shoppingust. Ja klassikaliste kaubandekeskuste osas oleme me ka suhteliselt nagu karused, et ma ei karda neid, aga muidu no, kus iganes hea diil on, kutsuge kohale. Ettepanek on ärge teisi kutsuge, räägime läbi ja küll me kaubale jõuame. Ma olen täna situatsioonis nagu segmendi eelistust, kui me Tallinnast räägime ka, eks ainult, et siis tõesti natuke raske nagu välja tuua, et kontorites on vakants madal, samas on uued projektid peale tulemas. Logistikas on tegelikult ka üsna palju nagu ehituses, kuigi väljarentimine projektidel läheb tegelikult väga hästi, ehk nõudlus on ka olemas, et ei ole nagu muret. Kaubandus, ma arvan, et kui me räägime tavalisest supermarketist, need on nagu alati tõenäoliselt hästi toimivad ja nii-öelda meiesugusele investorile huvitav kaup nii-öelda. Kaubanduskeskused, tegelikult nagu turuvaade on, et kaubanduskeskus, kui nii-öelda investeerimistoode on, Eestis on nii-öelda, tegelikult on nagu, või Tallinnas on 4-5 suuremat kaubanduskeskus, kui me nagu kaubanduskeskuses selles suures mõistes räägime, et ülejäänud on siis kas mingi super- või hypermarket, millel on midagi natuke juurde nagu ehitatud, et ma arvan, et see kaubandus ka nagu on nii plusse kui miinused, et ma nagu täna ei oska küll ühtegi nagu sektorit välja tuua, millest me nagu eemal hoiaks või siis mida me ilmtingimata tahaksime. Siis jätaks natuke võimalust ka küsida, et kas me näeme käsi kuskilt tõusmas. Vaata, et täna olete rääkinud siin kurudest, et minu kuru Gunnar Aarma ütles, et inimese kvaliteet oleneb 5/6 ulatuses mõtlemisest ja et saaks nagu mõtlemisest aru, võib-olla siin on Jaano Vink, mis läks ära, aga Andres Ring on ka siin, et äkki te oskate seletada lahti niisuguse koha nagu Peterburi tee, seal Ülemiste keskuse vastas on üks auk. Et miks meil on Tallinna linnas selline auk? Äkki kirjeldate selle lahti, et kuidas see mõtteprotsess käib, aitäh? Ilmselt see projekt ei läinud käima plaani järgi, nii et see on ühe konkreetse arendaja tegevus ja küll see augu saab ka kunagi täis. Kas on veel küsimusi? Ei ole ise seda auku kaevanud. Kas on veel küsimusi? Vastu valget hästi ei näe ka, aga... Ei ole vist küsimusi. Et siis ma arvan, et tänaksime paneliste ja kindlasti nad on siin täna veel ka mõne minuti, et kui kellelgi on mõni hea projekt, mis vajab natukene turustamist, tuulutamist, et saab võtta nööbist kinni ja pakkuda. Ja.